Tere tulemast või nagu ütlevad tiibetlased tashi telek ja vanadel kultuuridel on see tarkus, et nende tervitus on tähenduslik ja sõnasõnalises tõlkes tähendab tashi telek, ma näen sinus peituvat suurepärasust. Ja see haagib väga hästi meie tänase teemaga, milleks on muutuste ja innovatsiooni juhtimine, sest tegelikult me juhime ju eelkõige inimesi nendes muutustes või selles innovatsioonis. Ja kõikides neis inimestes on kindlasti olemas see suurepärasus. Mida on siis oodata ja loota tänaselt koolituselt? Meie oodatavad õpitulemused on siis see, et osaleja on analüüsinud muutuste seaduspärasusi, rakendanud küsimusmõtlemist, valinud juhina inimeste muutuste protsessi kaasamiseks sobivad meetodid. Nii, kohe jäi siia ja hinnanud strateegilisi valikuid muutustele kaasaaitamises koormudeli abil. Ja lähme asja juurde. Nagu ma enne ütlesin, siis muudatuste juhtimine tähendab eelkõige inimeste juhtimist muudatustes. Ja kui vaadata, millised on need põhitegevused, mida meil on vaja selleks, et inimesed muutustele kaasa aitama saada, siis neid põhitegevusi natukene lihtsustatult võib jagada 4 kategooriasse. Juhina meil on kindlasti vaja kirjeldada muutumisvajadust, et me teaksime, et meie inimesed teaksid, kuhu ollakse teel. Teiseks on kindlasti ääretult oluline kaasata inimesed ja koostada tegevusplaanid, kes, mida, millal täpselt teeb. Kolmandaks, ääretult oluline on muudatusi soodustava keskkonna loomine ja mitte ainult füüsilise keskkonna, vaid kindlasti ka psühholoogilise keskkonna. Ja üks, mis tihti kipub ununema, et selles muudatuste protsessis, see on alati protsess, mitte kunagi sündmus, on väga oluline ka aeg-ajalt peatuda, tunnustada ja tähistada neid edusamme, mida on saavutatud. Ja nüüd ma kutsun teid endaga kaasa korraks mõtlema järgmiste väidete üle. Väide number 1. Kõige kriitilisema tähtsusega faktor edu saavutamiseks muudatuste juhtimisel on töötajate toetuse saavutamine muudatusele. Et te võite mõelda, kas te olete sellega nõus või olete te selle vastu ja oluline ei ole igal juhul nõustuda või igal juhul vastu olla. Oluline on kaasa mõelda, millised argumendid teie sees räägivad siis sellele väitele vastu või selle väite poolt. Teine väide. Inimesed ei hakka muudatust üldse realiseerima ega omaks võtma, kui nad ei näe, et praegune olukord on kehvem kui uue tee valik. Jällegi, kuivõrd poolt või kuivõrd vastu te sellele väitele olete, mida teie kogemus juhina näitab, kas see on pigem nii või see pole pigem nii ja kui üht või teist pidi, siis miks? Kolmas väide. Edukad muudatuste juhid näitavad inimestele probleeme reaalses keskkonnas ja pakuvad lahendusi. Jällegi saate mõelda, kuidas see teie vaatevinklis tundub. Avatud ja selge kommunikatsioon on kriitilise tähtsusega, et inimesed muudatuste plaanidega kohaneksid. Inimesed suhtuvad muudatustesse umbusklikult, kui nad ei mõista muudatuste tagajärgi ja mõju nende heaolule ja kui nad ei usalda muudatuste algatajat. Et jällegi saate mõelda ja võite mõelda, et kui teie enda elus on olnud mingisugune vajadus teha muudatust, kuivõrd oluline teie jaoks on see, et kommunikatsioon oleks avatud, aus, võimalikult kiiresti jõuaks info teieni. Kuivõrd oluline see on, et te ise mõistaksite, millised on need muudatuste tagajärjed, mida see teile endale kaasa toob.
muudatuste edukas ellurakendamine oleneb suurel määral juhtkonna võimest selgelt väljendada muudatuse visiooni, tegevusplaani ja tulemusi. Hästi pidulikult sõnastatud ja samas mõte ääretult lihtne. Kui me ei tea, kuhu me teel oleme, mida see teistsugune tulevik endast võiks kujutada, siis on väga keeruline sellega kaasa minna. Järgmine väide. Inimesed, keda muudatused mõjutavad, osutavad ikka vastupannu, isegi kui muudatus on möödapääsmatu. Ja taaskord parim ekspert kõikides küsimustes on inimene ise. Ehk me kõik oleme elus pidanud läbima teatud muutusi. Öeldakse, et muutused ongi konstant, mis käib elu juurde. Ja kuivõrd hoogsalt me kohe esimese sammuna kaasa lähme või tekib kõigepealt selline väike vastupanu, väike tõrge. Nii et saate mõelda, on see pigem nii või see ei ole pigem nii. Inimeste motivatsiooni muudatustes osaleda kasvatab isikliku investeeringu võimalus. See tähendab seda, et näiteks see aeg, mis ma ise inimesena olen kulutanud muudatuse planeerimiseks, muudatusettepanekute tegemiseks, kui palju ma olen kaasatud. Järgmine väide. Inimesi ei saa tagant sundida ja kiirustada muutuma. Et küll oleks see inimmaailm mõnus ja lihtne, kui ma juhina ütleksin, et vot sina käitud selles olukorras nii, sina teed nii, mõtled nii, sinu hoiakud on sellised. Paraku meil on teiste inimeste üle ainult see võim, et me saame neid mõjutada ja selle juurde me ka täna tuleme, kuidas me saame teisi mõjutada ja vastutus lõpptulemuse eest. Ehk siis muutus ise sõltub juba konkreetsest inimesest. Me ei saa juhina sundida, et ta muutuks. Me saame kaasa aidata sellele, et ta võtab vastu otsuse muutusega kaasa minna. Aga mitte seda sundida ja mitte seda tagant kiirustada. Ja jällegi mõelge selle väite üle. Kas teie elukogemuse baasil see pigem on tõde või see pigem ei ole nii? Ja viimane väide. Juhtimine peab aitama töötajail näha muutust kui võimalust. Ehk siis juhina üks suur väljakutse muutuste situatsioonis on aidata näha seda töötajatel võimalusena, mitte takistusena, mitte probleemina. Ja see on ülioluline, kui toetuda kaasaegsele neuroteadusele ehk sellele, et meie aju on tegelikult seadistatud nii, et me eelkõige märkame ohte, probleeme. Tänapäeva maailmas need ohud ei ole niivõrd füüsilised, kuivõrd need on psühholoogilised ohud ja juhi suur roll ja iseäranis sellistes olukordades nagu mingisuguse muutuse algatamine või elluviimine on aidata näha seda kui võimalust. Mitte kui takistust, mitte kui ohtu inimeste heaolule või inimeste staatus quo'le. Ja siinjuures ka tõepoolest see, et meile mitte kellelegi ei meeldi muutused. Ma kunagi kuskilt lugesin niisugust sentensit, mis võib-olla päris hästi sobib siia, et ainus inimene, kellele muutused meeldivad, on nuttev imik, kes vajab mähkme vahetust. Ja ma ei tea, kas tegelikult see imik ka nutab päris sellepärast, et ta mähed tahab vahetada, aga üldiselt ta rahuneb, kui mähe saab vahetatud. Aga täiskasvanutena meie esimene samm kipub olema igasuguste muutuste puhul pigem eitada, pigem näha selles probleeme, takistusi, kui et kohe rõõmsalt see muudatusettepanek omaks võtta ja sellega kaasa minna. Ja juhina meil on kasulik sellega arvestada ja pidada seda normaalsuseks. Nüüd võiks, katsun selle siit tõsta koos nende väidetega ära, osa väiteid tahab tagasi tulla, aga las nad tahavad. Anda siit ära. Nüüd võiks hetkeks igaüks teha väikese 3-küsimuselise eneseanalüüsi ja mõelda selle peale, et sina kui juht, mis on sinu eesmärgid juhina muudatuste kavandamisel ja elluviimisel? Mõtle selle peale ja pane need
endale kirja. Või kui sul on praktilisi kogemusi sellest, et sa oled muudatusi ellu viinud, võid võtta ka ühe konkreetse juhtumi, et mis oli siis täpselt sinu eesmärk selle muudatuse kavandamisel ja elluviimisel. Ja nüüd me vahetame tajupositsiooni. Ehk juhina on väga kasulik vaadata olukorda ka nii-öelda teise kingadest, nii-öelda töötaja, organisatsiooni liikme kingadest. Mida vajab sinult töötaja muudatuste olukorras? Ehk kui sina oleksid töötaja rollis, kelle juhil on sellised eesmärgid muudatuste kavandamiseks ja elluviimiseks, siis mida sa tegelikult vajad? Mis on see, mis on sinu jaoks oluline? Ja tule tagasi enda kui juhi tajupositsioonile ja peegelda seda, et mis on sinu peamine põhimõte inimestega suhtlemisel muudatuste olukorras. Millisele põhimõttele sa tugined inimestega suheldes, kui on selline muudatuste situatsioon? Ja siia vahele öeldes kõikidel inimestel ja võite minuga kaasa mõelda, sest nagu ma ütlesin, et me kõik oleme eelkõige iseenda alal eksperdid ja siin ma täielikult usaldan teie ekspertiisi, et mõelge inimestena, kas teil on need samad vajadused, mida ma kirjeldan. Kõikidel inimestel on 4 baasilist emotsionaalset vajadust. Kõikides sellistes situatsioonides, kus me oleme suhestumas teiste inimestega, suhtlemas teiste inimestega ja iseäranis need vajadused tõusevad esile muudatuste situatsioonis. Esimene emotsionaalne baasiline vajadus on olla inimesena märgatud. Ehk siis me mitte keegi ei taha olla tühi koht. Absoluutselt mitte keegi. Mõelge kaasa, kuidas te tunnete ennast, kui te olete mingisuguses situatsioonis, kus on teised inimesed ja teist minnakse mööda kui tühjast kohast. Keegi ei küsi teie arvamust, keegi ei pane teid tähele. See oli esimene emotsionaalne vajadus. Teine baasiline emotsionaalne vajadus on olla mõistetud. Ehk kui me juba inimestena oleme teatud koostöösituatsioonis, teatud meeskonna situatsioonis, siis me ikkagi tahame, et meist saadakse aru. Ja siinkohal on hästi oluline juhina arvestada seda, et mõistmine ei võrdu nõustumine. See, kui ma inimest mõistan, ei tähenda automaatselt, et ma olen tema seisukohtadega nõus. Ja iga inimene ootab, et ma saaksin temast aru. Ja jällegi olles ekspert iseenda alal, otsustage, käib see teie kohta ka, tahate te, et teid mõistetakse. Kolmas emotsionaalne baasiline vajadus on olla inimesena aktsepteeritud. Ja siinkohal võiks ma küsida, et andke käega märku, kes te olete praegu minuga kaasas, kes teist on teinud elus mõne lolluse. Kui nüüd enda vastu aus olla, siis olles juba jupp aega koolitanud, ei ole ma mitte kunagi kohanud ühtegi inimest, kes ei oleks teinud mõnda lollust. Võib-olla mõni ei taha seda tunnistada, aga reeglina me oleme elus teinud midagi, mis on võib-olla väärtuslikud õppetunnid olnud ja mida me tagantjärgi mõtestame, et see ei olnud kõige arukam tegu. Miks ma selle näite tõin? Sellepärast, et see, mida me oleme teinud ja mida me võime võib-olla veel teha, ei võrdu inimeseks olemisena. Et me tahame, et meid inimesena aktsepteeritakse ka siis, kui me oleme teinud võib-olla midagi, mille üle me ei ole kõige uhkemad, midagi, mida me tagantjärgi nimetame parajaks lolluseks. Et inimeste baasiline emotsionaalne vajadus on olla inimesena aktsepteeritud. Ja 4. baasiline vajadus on tunda ennast väärtuslikku ja olulisena. Me kõik tahame, et meie olemasolu, meie meeskonna liikmeks olemist, meie organisatsiooni liikmeks olemist väärtustatakse. Me ei taha teha tähtsuseta tööd, mõtestamata tööd, et meie jaoks on oluline olla inimesena väärtuslik ja oluline. Nii et 4 baasilist vajadust, mis meil inimestena kõigil on ja nagu ma ütlesin, iseäranis muudatuste olukorras on oluline, et ma juhina arvestan nende vajadustega. Mis tahes on suhtlemise sisu, mis tahes on kommunikatsiooni sisu,
sõltumata sellest inimesed ootavad, et neid mõistetakse, neid märgatakse, nad tunnevad ennast väärtusliku ja olulisena ja inimesena aktsepteerituna. Ja nüüd üks minu arvates väga hea, väga kasulik, väga praktiline muutuste ja arengu tasandite süsteem, mille süsteemiteoreetik Gregory Batesoni tööle toetudes on kokku pannud Robert Tilts. Ja see muutuste tasandite süsteem sätestab siis seda, et alumisel tasandil tehtud muutused mõjutavad väga vähe või väga lühiajaliselt seda, mis toimub ülemistel tasanditel ja ülemistel tasanditel toimunud muutus omab väga suurt mõjujõudu allapoole ja alati mõjutab ka kõiki tasandeid, mis jäävad allapoole ja pikas perspektiivis, mitte lühiajaliselt. Ja kui seda tasandite süsteemi vaadata, et minu arvates on see juhile väga kasulik instrument iseäranis siis, kui meil on vaja mingisugust muudatust ellu viia, siis esimene tasand, kõige madalam tasand selles püramiidis on keskkonnatasand. Ja keskkonnatasand puudutab siis vastust küsimustele, kus füüsiline keskkond, millal ajaline keskkond, kellega koos, ehk siis inimkeskkond. Me muudatust tehes võime arvestada sellega, kus see toimub, millal see toimub, kellega see koos toimub ja keskkonnatasandil tehtud muutus omab väga väikest mõjujõudu kõrgematele tasanditele. Ehk kui me vaatame seda kõige kõrgemat tasandit, maailmavaade või visioonitasand, siis keskkonnatasandil tehtud muutus peaaegu ei puuduta seda. Et noh, kui siia tuua näiteni ma jõuan natukese aja pärast. Keskkonnatasandi puhul on veel see asi, et keskkonnatasandil muutuste tegemine on hästi kallis. Et me võime näiteks ehitada uue maja, tundub, et organisatsioon ei toimi parimal viisil, muudame täielikult keskkonda, ehitame uue maja. Päris suur investeering ja kuivõrd see mõjutab inimeste hoiakuid, inimeste väärtusi, noh tõenäoliselt üsna vähe. Et võib-olla lühiajaliselt mingi uus keskkond annab tõuke, aga kindlasti ei ole see püsiv muutus. Nüüd järgmine tasand, mis juba mõjutab keskkonda, millel tehtud muutus mõjutab keskkonda, on tegevuse, käitumise tasand. See on tasand, mis vastab küsimusele, mida tehakse. See, kui ma teen midagi teisiti, tekitab juba teatud tagajärje minu keskkonnas. Keeran teile selja ja meie keskkonnas on juba midagi muutunud. See avaldab mõju kindlasti keskkonnas. Koristan oma töölaua korralikult ära ja mu keskkond on juba mõjutatud. Nüüd see, mis omakorda mõjutab nii tegevust kui keskkonda, on meie võimed ja oskused ehk vastus küsimusele, kuidas. Kuidas täpselt ma teen seda, mida ma teen. Muudatuste olukorras, mida teha, on kommunikeerida, jagada infot. Võimete, oskuste tasandil saan ma vastuse, kuidas seda infot jagada. Siia kuulub see, millise intonatsiooniga, milliste rõhuasetustega, kui kiiresti, kuidas jagada. Tegevuse tasandil oleks siis ainult info jagamine. Ja see, milliseid võimeid, oskusi mul on, mõjutab otseselt mu tegevust ja seeläbi otseselt keskkonda. Et väga keeruline on rääkida korea keeles, kui ma seda keelt ei oska. Hästi lihtne näide. Et teatud tegevuste tegemiseks tuleb mul tõenäoliselt täiendada mingisuguseid oskusi, mingisuguseid võimeid. Ja nüüd see järgmine tasand, altpoolt 4, uskumuste väärtuste tasand, siia on joonistatud süda ja väga lihtsal põhjusel, et sageli nii inimese kui organisatsiooni tasandil on see tasand muutuste südameks. Ehk sellel tasandil tehtud muutused mõjutavad väga sügavalt alumisi tasandeid ja väga pikaaegselt. Uskumused ja väärtused on siis vastus küsimusele, miks. Miks ma teen seda, mida ma teen või miks ma jätan tegemata selle, mille ma jätan tegemata.
ja kui nüüd vaadata, me tihti juhtidena tahame, et inimesed arendaksid oma võimeid, arendaksid oma oskusi. Miks nad seda siis ei tee? Kui meie uskumused ja väärtused ei toeta oskuste arendamist, mingisuguse uue oskuse äraõppimist, ehk ma ei usu inimesena sellesse, et mul on sellest kasu. Minu jaoks ei oma see mingit tähendust, minu jaoks ei oma see mingit väärtust, siis ma lihtsalt seda oskust ei õpi. Siis ma lihtsalt seda võimet endas ei arenda. Kui me räägime, et oluline on näitena koostöö, et me teeksime omavahel koostööd seoses muutuse elluviimisega. Ja ütleme nii, et ma tahaksin juhina väga, et inimesed oma koostööoskusi, näiteks üksteise ärakuulamise, selgete ettepanekute edastamise oskust, üksteise ideede täiendamise oskust arendaksid. Siis kui inimesed ei usu koostöö väärtuslikkusesse või kui mina mõtlen enda kohta nii, et ma teen koostööd, minu uskumus on selline, et ma teen koostööd sinuga ainult siis, kui sina teed esimese sammu ja minuga koostööd teen, siis tõenäoliselt need koostööoskused ka eriti ei arene, sest ma ei pea seda väärtuslikuks. Nii et sellepärast väga sageli on muutuste süda just ja nii-öelda tähelepanu fookus juhil võiks olla uskumustel ja väärtustel, eriti muudatuste olukorras. Nüüd kui siit, sest meie uskumused, väärtused mõjutavad meie võimeid, oskusi, mida me rakendame või õpime, seeläbi tegevusi, mida me teeme ja see omab juba väga suurt mõju keskkonnas. Nüüd kui siit edasi minna, järgmine tasand on identiteedi tasand ehk organisatsiooni vaates missiooni tasand ja see on vastus küsimusele, kes ma olen. See on üks suur komplekt tihedalt seotud uskumustega, enesekohaseid uskumusi. Kui inimese tasandil võtta, siis kelleks ma ennast pean? Pean ma ennast selle organisatsiooni väärtuslikuks liikmeks, seesama emotsionaalne vajadus, et ma tahan tunda ennast olulise ja väärtuslikuna. Või ma pean ennast selles organisatsioonis tühjaks kohaks, kellega nagunii keegi ei arvesta, minust ei sõltu midagi. Kui vaadata organisatsiooni vaates, siis mis on meie meeskonna missioon, mis on meie organisatsiooni missioon, kes me sellised oleme, milleks me oleme ellu kutsutud. See mõjutab omakorda hästi palju juba väärtuste tasandit, mida me väärtustame. Väärtuste puhul korraks siia tasandile tagasi tulles on võib-olla, sellest räägitakse hästi palju ja see on üks segaseim kontseptsioon minu arvates, et me saame sellest, mis see väärtus täpselt on, väga erinevalt aru. Nüüd selles muutuste ja arengutasandite mõistes tähendab väärtus siis tegevuse kvaliteeti, tähendab väärtus seda, et see on see, mille nimel ma tegutsen, miks ma tegutsen ja see on seotud alati sellega, mida mul on inimesena anda, mitte mida ma tahan teistelt saada. Ehk kui ma ütlen, et minu jaoks on väärtus koostöö, siis sõltumata sellest, kas sina teed minuga koostööd, mina saan oma väärtust ellu viia. Mina olen koostööaldis, kui see on tõeliselt mu väärtus. Ja väärtused on väärtused ainult siis, kui nad tegevuses kajastuvad. Ehk kui ma lihtsalt räägin ja kui ma ei räägi veel lahti, mida see paksus keeles sõna koostöö tähendab, siis on lihtsalt kena kõnepruuk, aga see ei oma mingit tähendust. Väärtused alati avalduvad tegevuses. Ja alati on seotud sellega, mida anda, mitte mida ma tahan teistelt saada. Ehk ma ei saa nõuda, et sinu väärtus on koostöö. Ma saan deklareerida, et minu väärtus on see ja sellepärast tuginedes oma väärtustele ma seda teen. Või minu väärtus on ausus. Ma ei saa nõuda, et kõikidel oleks samad väärtused. Küll aga on väga oluline muutuste olukorras need väärtused selgeks rääkida. Ehk rääkida sellest, et millist väärtust see muutus loob. Ja see on seotud just nimelt selle identiteedi missiooniga, et väga-väga oluline on see, kelleks me ennast peame, kuidas me ennast määratleme, mis on meie missioon ja kuidas ma üksikisikuna ennast selle meeskonna, selle organisatsiooni ees määratlen. Ja kõige kõrgem tasand, mis mõjutab siis absoluutselt kõiki alumisi, on maailmavaate või süsteemi või organisatsiooni tasandil visiooni tasand. See on vastus tegelikult kahele küsimusele, kuhu olen teel ja kuhu kuulun.
kuhu ma inimesena kuulun? Ma kuulun humanistlike inimeste hulka, ma kuulun keskkonnasäästlike inimeste hulka. Organisatsiooni tasandil visioonid, kuhu me teel oleme selle innovatsiooniga, kuhu me teel oleme selle muudatusega, mida me plaanime ja kuhu me kuulume, milliste organisatsioonide hulka, töötajasõbralike organisatsioonide hulka näiteks, see on visiooni tasandi väide. Ja nagu ma enne lubasin, et ma toon ühe näite pärast ja nüüd vahele juba hakkasin selle näitega tulema, et seesama koostöö teema, mida paljud juhid kurdavad, et küll oleks hea, kui minu meeskond, kui minu organisatsioonis kõik tahaksid üksteisega teha koostööd. Kus teie arvates selle püramiidi peal on põhiprobleem, kui inimesed omavahel koostööd ei tee? Kas see on keskkonna tasandil, tegevuse, võimete oskuste, uskumuste väärtuste, identiteedi missiooni või maailmavaate visiooni tasandil? Keskkonnas võivad olla takistused, et tõepoolest meil on väga keeruline head koostööd teha, kui meil ei ole üldse võimalus omavahel suhelda. Tänapäeval palju siis Zoomi vahendusel või mingite muude veebikanalite vahendusel või siis ühes ruumis koos olla, et ei ole sellist ruumi. Et võib olla küll nii, et me saame keskkonnaga kaasa aidata, aga kui me loome ideaalsed keskkonnalised tingimused, kas inimesed hakkavad automaatselt omavahel koostööd tegema? Tõenäoliselt mitte. Ja see, mida mina olen kogenud väga paljude juhtide ja meeskondadega suheldes, kus see probleem on, siis peaaegu 99,9% on probleem uskumuste ja väärtuste tasandil. Ehk see on tasand, millel tehtud muutus mõjutab väga, milliseid koostööoskusi rakendatakse, õpitakse, kuidas omavahel koostööd tehakse, mida täpselt tehakse. Ja et sellest tasandist oleks juhile praktiline abi, siis tegelikult meil on juhina võimalik kõiki neid tasandeid toetada, kõikide nende tasandite toetamiseks on meil instrumendid olemas, sisemine tarkus olemas. Ja mida see tasandite toetamine tähendab? See tähendab seda, et ma kõigepealt teadvustan, igasugune muutus algab alati teadvustamisest, et ma teadvustan, et milline tasand praeguses olukorras vajaks minu kui juhi toetust eelkõige. Ja kui on näiteks tõesti probleem eelkõige, et muidu kõik toimib, aga keskkonnatasand viskab kaikaid kodarasse ja kuidagiviisi ei lase toimetada, siis keskkonnatasandi toetusroll juhi poolt on nii-öelda hoolitseja roll. Ja hoolitseja rolli põhiinstrumendid on märkamine, kas see keskkond soosib selle eesmärgi elluviimist, mis meil praegu on, ja siis vajalike vahenditega varustamine, et inimestel oleks töövahendid, selle eesmärgi elluviimiseks vajalikud vahendid. See on hoolitseja rolli toetus. Nüüd, kui keskkond on igati eesmärgi saavutamist soosiv, siis võib juhtuda, et tegevuse tasandi toetust on vaja, et inimesed ei tee neid asju, mis eesmärgi saavutamiseks olulised. Ja tegevuse tasandi toetus on nii-öelda treeneri rolli täitmine juhi poolt. Ja mida treener teeb? Mis on need põhilised instrumendid, millega treener toetab? Need on tagasiside ja edasiside. Tagasiside tähendab seda, et ma juhina vahetult märkan, mis tegevus toimib, mis tegevus ei toimi ja koheselt tagasisidestan seda. Siis nähtava, kuuldava, mitte oma arvamusena, vaid mida ma näen, kuidas see toimib või mida ma ei näe, mida võiks veel teha, kuidas see toimib. Ja edasiside on siis selline kommunikatsioon, kus ma praegusest tegevuse tasandist juba edasi näitan nii-öelda juhina, et kui inimene jätkab seda tegevust, mis ta teeb, mis väga hästi toimib, siis see võiks anda veel nii ja niisuguse tulemuse. Või kui ta veel lisaks sellele tegevusele midagi juurde, siis see oleks lihtsalt
suurepärane tulemus, mis aitaks eesmärki saavutada. Et hästi lihtsustatult öeldes tagasiside on olevikust minevikku suunatud, midagi minevikus tehti või ei tehtud ja selle mõju tõlkimine inimestele ja edasiside on olevikust tulevikku suunatud. Praegu teeme midagi ja kui me veel sellele lisame või kui selle tegevust jätkame, kuhu see viib. Nii et treeneri tasandi toetus on siis see, mida ma saan juhina kasutada, kui ma tahan tegevust toetada. Nüüd, kui inimestel napib võimeid, oskusi või nad ei rakenda olemasolevaid võimeid, oskusi piisaval määral, siis saan ma juhina olla juhendaja rollis ehk toetada läbi juhendamise. Ja mis on juhendaja toetusrolli põhiinstrument? Selleks põhiinstrumendiks on küsimused. Ehk siis me inimestena oleme palju varmamad asju ellu viima, kui need asjad on tulnud meie endi peast. Ehk siis, kui rääkida sellest, et mingisugust võimet või oskust on vaja arendada, siis kui ma ise ütlen selle välja, et jaa, tegelikult sellest oskusest oleks praeguses situatsioonis väga palju kasu, ma tahan selle kindlasti võtta plaani, et see ära õppida, siis tõenäosus, et ma seda oskust ka arendan, on palju suurem, kui ma juhina dikteerin ette. Nii et juhendaja rolli toetus on intellektuaalne stimuleerimine küsimuste kaudu. Ja head küsimusmõtlemist valdav juht võib saavutada lihtsalt suurepärased tulemused läbi selle, et head küsimused avavad inimeste sisemise tarkuse. Nüüd uskumuste väärtuste tasand, see muutuste südame tasand. Mis on siin juhi instrumendid, millega toetada? See toetusroll on mentoriks olemine. Väga paljudes organisatsioonides mentoreid pannakse. Tegelikult toimiv mentorlussüsteem tähendab seda, et absoluutselt alati mentee valib mentori. Ehk ta valib selle inimese, kes on tema jaoks eeskujuks. Et pandud mentorid väga hästi ei pruugi tööle hakata. Aga mis on mentoriks olemise vahendid, mida ma juhina saan kasutada? Mis te arvate? Tegelikult on neid vahendeid ainult üks, isiklik eeskuju. Et kui siin natuke võimendada, siis uskumusi ja väärtusi ma inimestesse sisse peksta ei saa. Jõuga peale suruda ei saa. Küll aga saan ma elava eeskuju abil, ehk siis ise neid väärtusi, mida ma teistes näha tahan, elades tegevuste kaudu välja olla eeskujuks. Ja ma arvan, et päris hästi kehtib see, et juhil on sisuliselt kaks valikut, kas olla elavaks eeskujuks või hoiatavaks näiteks. Ja kui me tahame olla elavaks eeskujuks, siis ei pääse me üle ega ümber sellest, et me teeme tööd iseendaga ja kõigepealt teadvustame, et kuidas me neid omi väärtusi siis igapäevaselt ellu viime. Et eeskujuks olemine on siis mentori põhiinstrument, mentori tasandi toetus. Kui me tahame toetada identiteedi tasandit, selleks, kelleks inimesed ennast peavad, kelleks meeskond ennast peab, siis tuleb juhina võtta sponsori roll. Ja mitte sellise sponsori, kes on paksu rahakotiga ja jagab kogu aeg raha, vaid sellise sponsori roll, kelle instrumendiks on nägemine praeguste piiride taha, et ma näen inimestes olemasolevat potentsiaali ja ma suudan seda välja näidata. Siin ma toon ühe näite, et hästi oluline on see, et me tegelikult teadvustamatult tihti näitame, kui vähe me inimestesse usume. Ja mu näide tuleb hoopis lastekasvatusvallast, mitte juhtimise vallast, aga siin see väga ilmekalt tuleb välja, et näiteks ma räägin lapsele kogu aeg seda, et ma usun sinusse, sa saad hakkama, sa tuled iseseisvalt toime ja ühel päeval ajab laps piima maha. Tahab seda piima hakata ise koristama ja ma lendan kohale nagu tuletõrjuja oma lapikese ja harjakesega ja koristan kõik ise ära.
ütlen lapsele, jaa, ma usun, et sa saad sellega hakkama. Sponsori tasandi toetus tähendab seda, et minu teod räägivad sedasama, mida minu suu. Et kui ma räägin, et ma usun inimestes olemasolevasse potentsiaali, siis juhina mul ei ole keeruline delegeerida, siis juhina ma ei käi kogu aeg kontrollimas, ma usaldan ja sponsori tasandil on vast hästi oluline see, et sõnade sosin jääb tegude karjete alla. Kui minu teod ja sõnad lähevad omavahel vastuollu, siis võidavad alati teod. Nii et sponsoriks olemine tähendab siis ühelt poolt seda, et ma ütlen välja, et ma usun inimestes olemasolevasse potentsiaali, millist potentsiaali ma neis veel näen ja toetan seda omalt poolt sõnadega. Ja nüüd viimane tasand, maailmavaate visiooni tasand, siin saan ma juhina pakkuda ärataja toetust. Ja ärataja toetuse pakkumiseks põhiinstrumendiks on lood, inspireerivad lood. Mikk Sarv on kunagi öelnud, et juttudega juhitakse, lugudega luuakse. Ja tõepoolest seda edasiliikumist, seda inspiratsiooni saame me juhina luua just nimelt lugude kaudu. Me räägime, luues emotsionaalseid sõnapilte nendest sütitavatest tulevikusihtidest, mida see meie kõige jaoks tähendab, mida see meie organisatsiooni meeskondade jaoks tähendab. Nii et meil on juhina päris palju võimalusi neid muutuste ja arengutasandeid toetada. Ja me saame seda toetada ka iseenda sees, et kui me juhina tahame areneda, siis me saame pakkuda endale heade küsimuste kaudu juhendaja toetust, esitades iseendale häid küsimusi. Me saame jutustada endale lugusid, et oma visiooni selgitada. Me saame hoolitseda, et meie keskkonnas on olemas kõik see, mida me vajame selleks, et eesmärke saavutada. Ja kuna küsimused on üleüldse juhi jaoks mitte ainult muutuste olukorras, vaid ka muidu väga väärtuslik instrument, siis mida ma küll soovitan ja mida alati, kuna igasugune areng on alati protsess, mitte kunagi sündmus, siis me ei saa ka juhtidena mitte kunagi valmis. Me saame alati head ka veel paremaks teha. Ja ma tõeliselt soovitan endast tuunida niisugust oskust nagu küsimusmõtlemine. Küsimusmõtlemine on siis selline oskuste ja töövahendite süsteem, kuidas kasutada küsimusi, et laiendada, avardada oma lähenemisviisi mis tahes situatsioonile. Väga väärtuslik on küsimusmõtlemine muutuste olukorras. Albert Einstein on öelnud seda, et kui tal oleks probleemi lahendamiseks aega 1 tund, siis 55 minutit ta kulutaks selleks, et vormistada väga head küsimust. Ja kui see küsimus on vormistatud, siis ta on suuteline lahendama probleemi 5 minutiga. Et tegelikult küsimustel on meie ajule väga otsene mõju, kuna meie aju ei salli lõpetamata asju. Siis hea küsimus, millele ei ole vastust tulnud, jääb siin alateadvuses kuskil ketrama ja ühel hetkel meil hakkavad tulema sellele vastused. Nii et sellepärast inimeste intellektuaalse stimuleerimise tõesti kõige suurepärasemaks viisiks on heade küsimuste esitamine. Ja sageli ei ole hea küsimus kas-küsimus. Kas-küsimus on küsimus, mis on lisaks sellele, et ta on suletud küsimus, võimaldab vastata ja või ei. See on väiksem probleem, aga kas-küsimus on sageli küsimuse rüüsse pandud arvamus. Kas sa oled aru saanud, kui mõttetu on vastu puigelda? Tegelikult ma tahan öelda, et mõttetu on vastu puigelda, aga siis just nagu sõnastan selle küsimusena. Nii et kas-küsimused võiks jätta tahaplaanile ja keskenduda siis teistele headele küsimustele. Ja miks ma küsimuste jõusse väga usun, sest meie teadlik tähelepanu saab olla korraga ühes kohas. Ja küsimustel on suurepärane võime hoida tähelepanu fookust. Hoida seda tähelepanu fookust seal, kus me tahame hoida. Näiteks, tihti on meil vaja hoida juhina, teeme koosolekuid, teeme
arutelusi seoses muutustega ja ma arvan, et peaaegu igaüks on seda kogenud, et vahel läheb asi käest, asi valgub laiali siia-sinna kolmandasse kohta. Meil on vaja hoida eesmärgi fookust ja nüüd te võite jälle minuga kaasa mõelda, et millised küsimused need on, mis aitavad eesmärgi fookust hoida. Näiteks tõuseb püsti proua X ja hakkab rääkima maast ja ilmast. Loomulikult ma võin teda katkestada ja siis ta tõenäoliselt tunneb ennast vähem väärtusliku ja olulisena. Ja parem variant selles olukorras võiks olla see, et esitada küsimus. Eesmärgi fookust aitab hoida näiteks küsimus. Kuidas see, mida sa räägid, on seotud meie tänase eesmärgiga? Mis su jutu eesmärk on? Mis su küsimuse eesmärk on? Mis sinu tegelik eesmärk on? Mida sa tegelikult tahad? Neid küsimusi võin ma juhina esitada teistele ja vahel on hästi kasulik neid küsimusi esitada ka iseendale. Mis on mu eesmärk? Mida ma selle muudatusega saavutada tahan? Et eesmärgi fookust hoidvad küsimused. Siis meil on üksjagu küsimusi, mis aitavad hoida võimaluste lahenduste fookust. Nagu ma päris alguses mainisin, siis meie aju omatahtsi läheb hästi kergesti takistuste, piirangute, probleemide peale. Et kui ma tahan algatada arutelu, kaasata inimesi arutellu, et milliseid võimalusi see muutus kaasa toob, siis sellised küsimused nagu, milliseid võimalusi meil on oma eesmärgi elluviimiseks, milliseid lahendusi on esile kerkinud probleemidele, milliseid teid on takistuste ületamiseks. Need on suurepärased küsimused, et hoida võimaluste lahenduste fookust. Ja jällegi ma soovitan mõelda selles suunas, mis teie organisatsioonis töötavad kõige paremal viisil. Siis hästi oluline fookus on õppetunni arengu fookus. Et otsused, mida me teeme, võivad olla head otsused ja ei pruugi olla alati parimad otsused, aga iga otsuse pealt on võimalik õppida. Nii meil endil juhina kui ka meeskondadel, inimestel, kes töötavad organisatsioonis. Ja ma arvan, et hästi väärtuslik on, kui juht aitab hoida seda fookust. Mida on meil sellest olukorrast õppida? Mida kasulikkust saame me kõrva taha panna? Mille võrra me oleme nüüd targemad? Mida me teinekord saame teha teisiti? Mida teha rohkem? Mida jätta tegemata või teha vähem? Et need on sellised küsimused, mis aitavad hoida õppetunni või arengu fookust. Ja nagu siin muutuste olukorras ühe põhitegevusena oli öeldud, panen enne selle, et me tihti unustame tähistada, siis tänulikkuse fookus on üks see fookus, mis aitab meil teekonnal läbi keerulise muudatuste protsessi aeg-ajalt teha stoppe ja tähistada väikesi võite. Millele me võime juba praegu tänulikud olla, on tänuliku fookust hoidev küsimus. Mille võrra me oleme nüüd rikkamad? Kellele ma võin tänulik olla? Kellele ma tahaksin öelda aitäh? Mis muudab mind selles hetkes tänulikuks? Mille üle mul on siiralt hea meel? Sellised küsimused aitavad hoida tänulikkuse fookust. Ja ma tahan pakkuda veel ühe fookuse. Võite seda kasutada, ei pruugi seda kasutada. See on üks minu lemmikfookus, sest ma tõepoolest usun, et hea huumor ja optimism aitavad elus üle ka rasketest aegadest. See on heatahtliku lõbususe fookus. Heatahtlik lõbusus tähendab seda, et ma kutsun inimesed enda üle või situatsiooni üle naerma heasoovlikult, mitte õelalt, mitte irooniliselt, mitte sarkastiliselt. Ja inimesed on alati nõus tulema minuga kaasa naerma. Mitte kunagi ei ole heatahtlik lõbusus, et ma teen kellegi teise üle nalja. Ja huumoriga on nagu on, et see on meil igal ühel huumorimeel natukene oma nurga alt, aga heatahtliku lõbususe fookust aitab siis säilitada see, kui ma esitan niisuguseid küsimusi nagu näiteks. Mis on selles olukorras naljakat?
kui me vaataks praegust olukorda koomiku silmade läbi, kuidas see tunduks? Mis minu ütlemises on päris koomiline? Kui see tundub mulle mugav, siis selle heatahtliku lõbususe fookuse suur eelis on see, et see aitab vahetada vaatenurka. Ja mida rohkem on mul vaatenurki, seda rohkem on mul erinevatele asjadele lahendusi. Et küsimusmõtlemine on siis heade küsimuste ja eesmärgipäraste küsimuste esitamine selleks, et avada inimeste sisemist tarkust. See on see, kui ma kasutan neid teiste puhul või heade küsimuste, eesmärgipäraste küsimuste esitamine endale, et avada enda sisemist tarkust. Ja nüüd me oleme jõudnud viimase punkti juurde ehk siis SCORE-mudeli juurde ja SCORE on nüüd eestikeelne üllitis. Tegelikult selle mudeli algupärane nimetus tuleneb inglisekeelsest akronüümist SCORE, kus S tähistab siis sümptom, C tähistab causes ehk põhjused, O tähistab outcome ehk tulemus, R tähendab resources ehk ressursid ja E tähendab effects ehk mõjud. Ja see on üks väga hea süsteemne kaasamisvahend ja väga süsteemne analüüsivahend, mille alusel siis juba konkreetset tegevusplaani annab koostada ja koosneb see 5 osast. Et seda saab koos meeskonnaga suurepäraselt niisuguse struktureeritud sammudena ja struktureeritud mõtlemisena teha. Et esimene samm ja just täpselt hästi oluline on see, et need sammud on ka selles järgnevuses, mis nad siin lehel toodud on. Esimene samm on praeguse olukorra sümptomid. Ehk siis, mida on praegu näha, kuulda, kogeda, tunnetada. Need on alati nähtavad silmaga, kõrvaga kuuldavad või siis sisimas tunnetatavad. Ja kui tuua siin näidet, et näiteks praeguse olukorra sümptom on see, et inimesed omavahel koostööd ei tee, info ei liigu. Isik X saab info, isikule Y ta seda infot edasi ei anna. Info on jäänud kuhugi toppama. Need on praeguse olukorra mõned sümptomid. Ja see esimene samm tähendabki siis seda, et istutakse senikaua koos, kui saavad tõepoolest igaüks, kes selles arutelus osaleb, saab siis omalt poolt pakkuda, et mida tema näeb praeguse olukorra sümptomitena. Ja juhi roll selles protsessis, see võib olla siis valitud juht seda protsessi juhtima või siis meeskonnajuht, kuidas otsustate. Juhi roll on siis eelkõige juhtida protsessi, et praegu oleme me olukorra sümptomite juures, me ei lähe praegu kuhugi mujale. Ei hüppa, et inimesse mõte ja tähelepanu on väga hüplik, nii et protsessi on oluline juhtida. Nüüd järgmine samm, üsna loogiline samm on ka see, et kui praegu on nii, siis mida me tegelikult tahame. Oodatav tulemus ja see oodatav tulemus võiks ka kirjeldatud olla nähtava kuuldavana. Praegu olid need sümptomid, koostööd ei tehta, inimesed, info ei liigu ühelt inimeselt teisene. Mida me selle asemel tahame? Mis on need asjad, mida me tahame näha, mida me tahame tunda, mida me tahame kuulda? Kirjeldus võib olla siis see, et info kohe, kui tuleb, läheb edasi. Me tahame tunda seda, et me oleme kõik vajalikud, me tahame kuulda rohkem üksteiselt tunnustust, mida iganes siis meeskond otsustab. Nüüd sellest edasi järgmine samm on oodatava tulemuse laiem mõju. Et oodatav tulemus oli siis kirjeldatud nähtava kuuldavana ja see 3. samm tähendab laiemat mõju nii ajalises mõttes, et kui me nüüd saavutame selle oodatava tulemuse, mis ta see siis 5-10 aasta plaanis võiks tähendada, kui ka mõju ruumilises mõttes, kuidas see mõjutab teisi organisatsioone, teisi meeskondi, kui meil on see oodatav tulemus saavutatud. Milline on selle kõige laiem mõju nii ajalises kui ruumilises mõõtmes? Ja kindlasti, kui me teeme seda SCORE-mudelit, näiteks jõuame ühel päeval ära teha 3 punkti, võime jätkata teisel päeval. Kindlasti on oluline see, et kui me jaotame ta 2, et ta ei lõpeks
punktiga 4, vaid lõpeks punktiga 3. Ma kohe kirjeldan ka, mida ma sellega mõtlen. Järgmine samm, tore, kui me saame korraga selle mudeli teha aruteluna ära, aga sageli ma olen näinud, et organisatsioonis see võtab päris palju aega, eelistatakse see jaotada 2. Ja kui ma tahan jaotada 2, siis esimene paus võiks olla siin laiema mõju juures ja järgmine kord lähme siis edasi käesoleva olukorra põhjustega, mitte kunagi nii, et lõpetame näiteks käesoleva olukorra põhjustega. Sest nüüd selle mudeli suur võlu on selles, et ta ei tegele sümptomitega, vaid ta tegeleb põhjustega. Järgmine 4. samm on see, et kui praegusel olukorral oli sellised sümptomid, et inimesed ei tee koostööd, info ei liigu, siis iga sümptomi taha hakatakse koos otsima põhjuseid. Mis on käesoleva olukorra põhjus? Miks inimesed ei tee omavahel koostööd? Ja põhjuste otsimise suurepärane skeem on seesama muutuste arengutasandid. Kas põhjus on keskkonnas? Keskkond ei soosi seda, võib-olla ongi mõni põhjus. Kas on mingites tegevustes? On see ikka põhipõhjus, et neid tegevusi ei tehta? Või on see, et inimestel on mingid uskumused, võisteldakse omavahel, ollakse võistluslikus laadis tegutsejad, mitte koostöölaadis? Või on see hoopis siin identiteedi, missiooni, võimete, oskuste tasandil? Et seda sama muutuste arengu tasandit saab kasutada siis nende olukorra põhjuste leidmiseks. Ja kui on olukorra põhjused leitud, siis viimane 5. samm jaguneb omakorda 2, me hakkame leidma ressursse. Ressursse, mis sobivad põhjuste vähendamiseks, ehk võtame siis kõik need põhjused ükshaaval ette, et kui inimestes ikkagi, kui ei väärtustata koostööd, milline ressurss aitaks siis seda põhjust vähendada? See on selline päris suur väljakutse, päris loominguline ülesanne ja samas, kui me teeme seda meeskonnaga koos, siis sealt võib tulla väga võrratuid vaatenurki ja väga suurel hulgal suurepärasust. Et ühed ressursid on siis põhjuste vähendamiseks, teised ressursid on oodatava tulemuse toetamiseks. Nii nagu me võtame käesoleva olukorra põhjused, igale põhjusele otsime ressursi taha. Samamoodi võtame oodatava tulemuse kirjelduse ja igale tulemusele võtame siis taha ühe ressursi, et mis meie arvates võiks toetada selle tulemuse saavutamist. Ja kogu seda protsessi on siis oluline juhtida just niisugusel viisil, et see oleks selline struktureeritud, et me ei hüppaks praeguse olukorra sümptomite juurest ressursside juurde, oodatava tulemuse juurest käesoleva olukorra põhjuste juurde, et ühe etapi lõpetame, läheme teise. Ja miks see on sellises järgnevuses, see ei ole ka lihtsalt niisama, vaid sellel on oma kindel eesmärk. Et kui me alustame praeguse olukorra kirjeldusest ja läheme edasi, mida me selle asemel tahame, milline on selle laiem mõju, siis see süstib meis sellist energiat ja jõudu, mida on vaja selleks, et viitsiksime leida neid ressursse ka, me viitsiksime, sest see oodatava tulemuse laiem mõju on see meie energiaressurss, et me ju tegelikult tahame seda. Ja meil on siis jõudu, kui see on meie väärtustega kooskõlas nende ressursside leidmiseks. Aitäh teile kõigile minuga kaasas olemise eest ja me jõudsime selle väikese lühikoolituse jooksul analüüsida muutuste seaduspärasusi, küsimusmõtlemist, ühe nurga alt vaadata, kuidas küsimusmõtlemise abil hoida fookust, vaadata inimeste kaasamiseks mõningaid meetodeid, mida ma juhina saan kasutada ja tutvuda SCORE-mudeliga ja kuidas siis seda muutuste protsessis võiks kasutada. Aitäh teile!